No tere kõigile, ilusat reede lõunat. Loodetavasti olete haaranud endale midagi head süüa või võib-olla on juba kohviaeg ja otsustasite, et võiks seekord selle lõunapausi veeta koos minu ja minu külalisega. Ja mul on nii suur rõõm, et täna on minul külas minu jaoks väga oluline inimene, keda ma tunnen tegelikult juba aastast 2008. Ja tere, Aveli! Tere kõigile ka minu poolt. Ja ma mõtlesin, et ma olen teinud tihti selle külalise alguse võib-olla nii pikalt, et külaline juba ootab, et tahaks tere öelda ja sellepärast ma mõtlesin, et ma lasen sul kohe selle tere ära öelda. Aga hea. Aga ennem kui ma lasen sul ennast tutvustada, siis ma tahan omalt poolt jagada, et miks sa oled minu jaoks väga eriline ja väga asendamatu inimene on sellepärast, et ma mäletan, kui ma 2008 Võrumaale elama läksin, tulin siis ringiga Pärnumaalt läbi Tallinna ja jõudsin siis lõpuks siia, siis hakkasin ma tegema noorsootööd ja oli üks punt hästi ägedaid noori. Te olite siis kuskil vist 7. klass, midagi sellist, ja te tulite minuga hästi kaasa ja tegelikult teie olitegi need, tänu kellele see noorsootöö seal nii-öelda jalad alla sai, sest et mina üksi noorsootöötajana ei oleks mitte midagi sellist teinud, nii et kõigepealt aitäh selle eest, et ma arvan, et sina olid üks suur pundi eestvedaja ja siis kuidagi meil see omavaheline suhtlus kuidagi jäi, mingi aeg võib-olla oli see rohkem selline, et jälgisime üksteist sotsiaalmeediast, aga ma sain ka tegelikult jõudes visuaalse lihtsustamiseni, sain tegelikult ju sind koolitada ka 2 korral, ehk siis üks kord, kui te tegite noortekogu, ja teine kord, kui sa olid juba Tilsis õpetaja ja te tulite oma pundiga siis minu koolitusele. Ja ma arvan, et see oli ka üks väga suur põhjus, et kui ma hakkasin mõtlema, et kes võiks olla see, kes saaks mind aidata, et ma teeksin sammu edasi ja saaksin võib-olla mõningaid asju anda, teha kellelegi, mida ma ise igapäevaselt ei taha teha alati, aga samas, et see oleks ka inimene, kellega ma saaks rääkida, mõtteid jagada. Ja et kuna sinul siis on ka õpetaja taust ja sa oled käinud minu koolitusel ja meil on ühine selline mingite asjade loomise taust, siis see, kui ma märkasin, et sa hakkasid virtuaalseks assistendiks, oli täpselt see koht, kus ma mõtlesin, et nüüd on see, et vahel ma mõtlen, et sellised universumi märgid, eks ju, ja et nüüd on see märk, et ma pean sellest kinni võtma. Ja tegelikult teine tänusõna tuleb siis sellele, et siis, kui me siis esimest korda seal veebruari alguses juttu ajasime ja otsustasime, et lõime käed, et teeme siis koostööd, sest mina ikkagi nimetan, et kuigi sa oled virtuaalne assistent nii-öelda, mina nimetan ikkagi, et me oleme justkui nagu koostööpartnerid mingis mõttes ja sealt sai tegelikult tuule tiibadesse ju kõik see, mida me praegu veebi teel teeme, see kogukond, väljakutsed, et ilma sinuta ei oleks tegelikult seda kõike sellisel viisil või vähemalt mitte nii ruttu veel juhtunud. Nii et minu poolt selline sissejuhatus ja väikesed tänusõnad, aga räägi ise ka nüüd seda, et kes sa oled? Niimoodi võtadki linnulennult võib-olla. Linnulennult. Ma nii kohe linnulennult ei oskagi haarata, aga mul tuli nagu kohe see, kui sina ise rääkisid, siis see sama, et kui sina nagu tulid sinna meile kooli ja sinna kogukonda, siis kuidagi mingi silmaring nagu kohe nagu avardus ja mul oli, et ma tahan ka olla nii ettevõtlik ja nii selline inimene, sest et siis me ei teinud veel koostööd, aga kui ma osalesin sinu siis sellel mingil koolitusel, see oli 2 aastat siis varsti saab juba mööda sellest, oli siis mingi sihivärk. Ja siis me pidime seal ka mõtlema, et eeskuju inimesi, kes on meie nagu eeskujud, siis ma panin sinna sinu nime kirja, et ma tahaksin olla ka nii selline nagu avatud suhtleja, selline nagu nii positiivne ja nii ettevõtlik, et teed oma asja nagu teed seda hingega, et see on nagu näha, et mul oli siuke, et ma tahan ka olla selline, et aga tollel hetkel me ei teinud nagu üldse koostööd ja nagu
kuidagi ongi siuke tunne, et kõik see tuli tänu sellele, et ma nagu kuidagi tahtsin seda oma ellu ja siis sa tulid minu ellu ja nüüd nagu olen saanud mina nagu ka seda sama asja teha, et tegelikult mega äge ja kõik ka see, et sa oled nagu pannudki mind võib-olla ka natukene välja tulema oma mugavustsoonidest, sellepärast et siis oli juba paar aastat möödas. Ma isegi ei mäleta, kas sa ise äkki enam ei teinudki siis seda noorsootööd meile. Aga sa saatsid mulle kirja edasi, et on võimalus minna välismaale ja et sina ise ei saa minna, aga et äkki sa oled Aveli nõus olema siis noorte juht nii-öelda ja võtad siis on ju oma sõbrannad 2 tükki kaasa. Ja siis tollel ajal mul ei olnud, ma ei tea, kas üldse oligi selliseid nutitelefone ja asju, et ma mäletan, et ma tegin hullult tööd, ma otsisin Google Mapsist mingid kaardid, ma printisin välja, kuhu me minema peame ja siis ma veel mäletan, ma ütlesin emale ka oma emmele siis, et kas oled nagu, et mis sa arvad, et nagu, kas me võiksime minna või et nagu siis ta mõtles küll, et te olete hullult sest et ma ei mäleta, kas me nagu vist olin ikkagi 18 juba, äkki me olime just saanud, aga selline nagu esimene kogemus nüüd üksinda minna kuhugi välismaale, et see oli siuke täiesti mugavustsoonist välja tulek ja ma ei tundnud veel inglise keelega ka ennast ka nii nagu sina peal. Ja siis, aga me saime hakkama, ära käisime ja kohale jõudsime ja tagasi ka jõudsime, et mega suur tänu nagu selle eest, et see kuidagi andis mulle seda indu juurde ka rohkem käia ringi avastada ja silmaringi arendada ja julgust nagu teha ja olla. Ja võib-olla ma siia vahepeale ütlen sellise, võiks öelda reklaammõtte, kes vaatavad, siis tegelikkuses noorsootöö on minu arvates üks hästi äge hüppelaud selleks, et nii noortele, kui me seda noorsootööd nende jaoks teeme, kui tegelikult inimesele, kes läheb otsapidi noorsootöösse, ükskõik kuidas aitama noorsootöötajaks või noorte volikogu, et seal avaneb nii palju võimalusi, et ennast proovile panna ja ma olen kuulnud nii mõndagi inimest, kes nagu noorsootööst on saanud nii suure hüppelaua, siis ükskõik, mis ta siis elus edasi teeb. Et see on selline, mis meid siis nagu hakkas alguses ühendama ja ma arvan, see oli siuke, kuna meid tõenäoliselt kuulab ka ikka selliseid erinevaid haridusinimesi, et siis ei saa noorsootööd üldse vähe tähtsustada. Ja siis ma mäletan, et siis mul tuligi see valik, et mida ma õppima lähen. Ja ma tean, et sa olid valmis tookord mind aitama seda ka kokku panna, et ma noorsootööd läheksin õppima, aga mul oli endal see, et ma ei tahtnud Tallinnasse minna ja siis mul ei jäänudki muud väga valikusse, kui siis õpetajaks minna õppima. Ja kuna ma tegelikult teadsin, millega ma ennast seon, sest et mul on ema õpetaja ja ma teadsin, mis nagu mind ees sellel erialal ootab, siis ma valisin selle tee. Ja ma tegingi siis bakalaureuse, õppisin ma siis geograafiat ja sotsiaalpedagoogikat ja siis oli mul äkki aasta aega pausi. Plaan oli ringi reisida, aga jõudsin siis ainult Tenerifele ja siis tagasi Eestisse. Ja siis läksin edasi õppimise juures ka, mul oli nagu seal variante, aga jäin siis informaatika õpetamise peale. Et tegelikult hariduselt täielik pedagoog. Ja nüüd ma olen 5 aastat siis töötasin koolis ja samal ajal nii-öelda tegelesin oma hobidega, et hobideks mul on siis pealmiselt tantsimine, hästi pikalt nagu olnud lapsest peale juba, aga siis nüüd ka postitants, et sellega ma hakkasin ka tegelema siis 2017, et esialgu ma pigem ei tahtnud seda väga niimoodi jagada ja nagu väga rääkida sellest, et ma sellega tegelen. Aga siis nagu mingist hetkest mul nagu kadus see nii-öelda hirm ära või see oli tegelikult, ma arvan, et see oli kohe ka koroona alguses, kui kodus pidi istuma ja midagi teha ei saanud ja kuna mul oli endal kodus post olemas, siis ma otsustasin, et ma mööbeldasin terve korteri ümber niimoodi, et ma nagu lükkasin diivani sinna kuhugi, ma ei tea, toanurka niimoodi, et telekat pidi vaatama, see diivani notsa pealt niimoodi, et telekas oli sul vastu nina ja panin selle posti üles ja hakkasin nii-öelda kodus trenni tegema, sest et kuskil nagu käia ei saanud. Ja siis ma mõtlesin, et kuna mul nagu tekkis selliseid videosid ja asju hästi palju, siis ma tegin endale nii-öelda siis eraldi konto üldse, et kuhu ma hakkasingi siis seda nagu
jagama ja hästi pikalt ma mõtlesin, kas ma jätan selle kinniseks või ma panen nagu avalikuks. Et see oli selline hirmus koht, sest et ikkagi ma teadsin, et õpilased ju on ikkagi Instagramis ja igal pool sotsiaalmeedias. Ja siis ma mõtlesin, et aga tegelikult, et nagu see on ju minu hobi ja et ma ei tee seal nagu mitte midagi nagu selles mõttes ebaeetilist, et sama hästi ma võin rannas joosta kokku oma õpilasega, et siis ma ju ei viska kohe endale mingit pikki pükse jalga ja kampsunit selga, et ja üldiselt ma ikkagi ka et sa oled kas rannariietes või sa oled oma postitantsuriietes, et tegelikult otseselt vahet ei ole. Ja siis ma otsustasin, et ma jätan lahtiseks, et ma ei hakka sellele mingit reklaami tegema, et kui nad sinna kogemata nagu sattuvad, et siis ma ei häbene seda. Ja tegelikult nagu kõik tagasiside, mis ma sain, oli üllatavalt hoopis nagu positiivne, et kui mul nagu töökaaslased hakkasid teada saama, siis kõigil oli nii, me tuleme kaasa juurde trenni, et me tuleme mingi kambakesi, et teeme mingi jõulupeo näiteks või midagi sellist, et kõik tahtsid hoopis just nagu tulla proovima, et kuidas see asi ikkagi käib ja lapsed ka olid pigem nii, et õpetaja, too kooli see post, et siis me saame ka proovida. Siis ma ütlesin, et kahjuks koolis on laed olid meil nii kõrged, et mul nagu see ei mahu, et ei saa nagu sinna üles kuhugi panna. Aga ja, siis ma ütlesin, et jah, et tegelen küll postitantsuga ja siis nende nagu kujutlus nagu sellest, ma ütlesin ka, et see ei ole tegelikult üldse nagu, et on erinevaid nagu nii-öelda liike ja asju, et mina nagu tegelikult teen rohkem niisugust postiakrobaatikat, et nagu teengi erinevaid trikke ja elemente, mis tegelikult on füüsiliselt väga rasked, et nagu sa pead ikka väga palju jõudu rakendama ja ma pusin ikka päris kaua mõnikord mõne trikiga ja siis et need on nagu kaks erinevat, aga nüüd ma olen natukene avastamas ka seda teist poolt, mis on niisugune rohkem naiselikum, tantsulikum ja nagu ka sellist külge. Et see on jah niisugune minu salahobi, ei ole enam salahobi. Ja tegelikult tänane mõte, see vestluse mõte, ühelt poolt oligi see, et tutvustada sind meie kogukonnale rohkem, sest et sa oled tihti kulisside taga ja tihti, kui meil on need videovestlused, oled sina see, kes siis Facebookist vaatab, kas keegi kirjutas midagi. Praegu mina siis ise aeg-ajalt vaatan, et kas võib-olla, et keegi tahab meile mingit mõtet saata ja tegelikult kutsukski üles, et kui siis teine mõte sellel videol oli, meie sellel kohtumisel oligi see, et rääkidagi nagu sinu hobist, sinu tegemistest ja küsiks, et kes meil vaatab siis meid siin otse või pärast videona tagantjärgi, siis kas sinul on ka mingit hobi? See võib olla täiesti nagu selles mõttes tavaline hobi, eks ju, et näiteks minu hobi on jooksmine, et ma tõesti teen, ma arvan seda täpselt nagu Aveli teeb postitantsu, kuigi minu hobi ei ole mind viinud seda päris nagu tööni, eks ju, et ja vahel ma nagu mõtlen, et nende hobidega vist ongi see ka, et ükskõik milline see on, kui see on meie suur kirg, siis me võib-olla mingil hetkel alguses nagu natuke häbeneme seda või mitte ei häbene, vaid ei räägi sellest nii palju, et näiteks ma toon selle paralleeli, et ma olen siin aeg-ajalt välja öelnud, et ma olen hästi suur Agatha Christie fänn ja armastan inglise krimisarju, aga just Agatha Christie ja see Devoni kant, kus tema siis pärit on. Ja tegelikult ma ka mingi aeg hoidsin seda nagu enda jaoks rohkem. Ma küll aeg-ajalt jagasin, et ma käin sinna, aga siis hakkasin ka märkama, et tegelikult see on selline tore külg, mis inimestele silma jääb, et kui sa avad endast ka natuke teistmoodi midagi. Ja nüüd ma siis ka üha rohkem mõtlen, et kuidas ma seda külge veel saaksin võib-olla niimoodi jagada, et see on ka osa minust, et kui nagu tööalaselt alati võib-olla nagu perekonnast ei taha nii palju jagada. Nii et äkki on kellelgi teistki ka, et ma ei tea, armastad ka inglise krimisarju salaja või hoopis, ma ei tea, teed slackline'i või mis iganes, või on midagi sellist rahulikumat ja tavalisemat nii-öelda. Et jagage, et mis on teie hobid. Ja nüüd tegelikult tahaks jõuda nagu selleni, et kui sa ütlesid juba, et see postitants on ju, et see praegu rääkisid, siis oli nagu nii, lihtsalt on ju. Aga kas esiteks, et kus sa selle üldse avastasid, et see sulle meeldima hakkas ja teine siis, et kas tegelikult oli ka seda,
et kõik ei vaadanud nagu nii positiivselt kohe, sest et seda peetakse võib-olla natukene sellise erootilise alatooniga tihti. Praegu sa selgitasid meile küll ära, eks ju, mis on need. Aga jah, 2 küsimust siis, et kus sa selle avastasid ja kas oli ka selliseid võitlusväljasi natukene selle teemaga? Ma tegelikult jõudsin kuidagi selleni läbi oma mingite tuttavate, et ma käisin nagu hästi palju tantsimas ja siis ma Tartus olin ka ühes tantsurühmas, kus siis sealt siis keda ma jälgisin, ma nägin, et nad käisid kuskil trennis, postitantsus ja mõtlesin, et ma tahan ka seda proovida ja ma nii kaua ma arvan, et pool aastat ma ikkagi nagu mõtlesin selle peale, et ma tahaksin seda proovida. Ja siis ükskord ma mõtlesin, et ma võtan julguse kokku ja ma lähen ja tegelikult ma ütlen ausalt, mina nagu esimeses trennis ma sain aru, et see on üliäge ja ma tahan seda teha, sest et mis mina nagu kohe tundsin oli see, et okei, vau, ma suudan sellist asja, ma olen kogu aeg mõelnud, mul ka mingi käed nõrgad või mul ei ole kõhulihaseid või mis iganes. Ja mul oli täiesti, ma mõtlesin, ma ei saa elu sees sihukeste asjadega hakkama ja kui sa juba hakkasid mingit tulemusi nägema, siis ma olin nagu müüdud kohe, sellepärast et see elav või nagu see tunne, see võidutunne, kui sa midagi ära teed, et ma kujutan, see on jooksmisega täpselt sama, et kui sa mõtled, et ma ei jõua elu sees 5 kilomeetrit joosta ja kui sa selle 5 kilomeetrit ära jooksed, siis sa mõtled, ossa, ma panen nüüd veel nagu 5 otsa, et täpselt seesama võidutunne tuleb sisse ja see nagu viib sind järjest edasi, et mulle nagu siis nagu meeldis hästi. Ja tegelikult raske on ka selles osas, et ma olen ikka mitu korda selles mõttes ka pooleli jätnud, et mul on ikkagi olnud täiesti aastaseid ja pooleaastaseid niisuguseid pausikesi siin, et ma ei ole nagu järjepidevalt tegelenud, sest et tuli mingi vigastus, siis ma ei saanud käia ja siis trenni peale tagasi saada on raske. Et nüüd ka, kui ma tegelikult siis, ma jõuan natuke nüüd selle nagu unistuseni, ma tulen selle negatiivse poole peale natukene hiljem tagasi, ma räägin selle vahepealse loo ära. Ja räägi sest täpselt see, mis loomulikult tuleb, ma arvan, on kõige õigem. Et meil oli ju seal kirjas ka, et unistustest tegudeni, et kui ma siis alustasin, tegelikult saigi kõik ju alguses siis sinu õe siis koolitusest, Kai Oja, kes mind siis toetas, et läbisin tema minapildi koolituse ja seal me pidime ka panema kirja, et mis on meie siht või eesmärk. Ja ma nagu tundsin, et ma tahan suuremalt teha seda postitantsu asja, et ma ei taha nagu ainult teha sinna, panna mingid pildikesi ainult, et ma tahan suuremalt teha. Ja siis ma kirjutasin, et ma tahaksin olla treener. Ja siis tegelikult mulle vaadati umbes otsa, et miks sa siis ei ole, miks sa ei tee siis seda. Sest tegelikult mul oli post olemas ja mul oli kodus nagu see ruum olemas. Siis ma mõtlesin, okei, aga ma hakkangi nagu koju võtma kliente endale. Ja siis mul hakkasid niimoodi üksikud inimesed käima ja sellest siis edasi nagu ma mõtlesin, et okei, et nagu peaks suuremalt hakkama tegema. Et mulle juba kirjutas üks naine ka Võrust, kes tegeleb sellega, ütles, et kuule Avel, et hakkame koos tegema, et otsime mingid ruumid ja et teeme koos. Ja siis ma jäin rasedaks. Ja siis oli, ma mõtlesin kohe, et nüüd jääb katki jälle. Et ikkagi, kuidas ma ei saa esiteks teha, nii kaua ma võtsin hästi kaua tegelikult veel kliente vastu, sest ma kohe ei tahtnud öelda ka, et ma nagu ei võta vastu, et kuna ma tundsin ise ennast hästi, siis ma tegelikult tegin, ma arvan, sinna kuni 6. raseduskuuni, ma arvan, et ma tegin trenne. Et lõpus mul olid ainult sellised kliendid muidugi, kes mul olid pikalt käinud, et muusi ei võtnud. Et siis ma neile nagu juhendasin pigem rohkem ja et ma nagu ise nii palju ei roninud, ei kaasa ei teinud. Aga siis ma mõtlesin, et nüüd jääb asi katki, sest et kui mul see laps tuleb, mul ei ole aegagi neid trenne teha, kust ma nagu, et ma ei kujuta seda ette ühesõnaga. Aga siis ikkagi veebruarikuus see naine kirjutas mulle uuesti, ütles, et ei Aveli, kuule, teeme ikka ära. Oled lapsega 6 aega kodus, siis tule hakkad trenne tegema. Ja siis ma mõtlesin, et no ma ei tea, aga kuna süda ikkagi kripeldas nii sees, sest et ma olin seal kursusel öelnud, et ma teen aasta pärast endale postistuudio. Ma olin sellest sõnadega paberi peale kirjutanud
ja ma ei saanud nagu sellest ka nagu taganeda, siis ma mõtlesin, et ma olen nii palju vahepeal juba selle nagu jaoks näinud, sest ma läksin isegi treeneri koolitustele, mul olid paberid tehtud. Ja siis otsustasime, okei, vaatame ruume. Me leidsimegi siin Võrus ruumi, siis tellisime postid ja märtsi siis lõpus meil oli stuudio valmis ja 1. aprill, kui ma olin 9. kuud rase, siis me avasime stuudio. Üllatus, üllatus on ju. Et ja kuu aega siis ma olingi ise nagu kõrval, mul siis teine treener tegi treeninguid, mina siis tegelikult isegi 2 kuud, sest et ma ju alles aprilli lõpus siis sünnitasin ja mai lõpust ma läksin alles siis trenni andma, et tegelikult olin 2 kuud isegi eemal. Ja kuna mul on elukaaslasega nagu väga vedanud, et ta hästi palju aitab mind, siis ma saan väga palju trenne teha. Ja lisaks siis sellele me teemegi nagu teen ka päevasel ajal emadele trenni. Ma täna tegelikult juba ka tulin trennist, et saabki tulla koos oma pisikese lapsega trenni, sest kui sa nagunii oled oma 1,5 aastat kodus lapsega, et siis oleks tore vahepeal midagi ise ka teha. Nii et mina olen oma beebiga trennis ja siis on teised oma lastega ja siis lapsed saavad mängida ja meie saame siis trenni teha. Et tegelikult on hästi äge ja tõesti nagu mul läks isegi vähem, ma ütleksin, kui aasta, et kui ma selle eesmärgi seal juuni alguses kirja panin, siis aprilliks mul oligi oma stuudio olemas, et tegelikult nagu, kui sa ikkagi väga tahad, siis unistused, ma ütlen, et saavad teoks, et lihtsalt tulebki nagu seda pulssi hoida peal, et tihtipeale, mis mina nagu veel olen nagu mõelnud, et kui ma midagi tahan ja midagi unistan, siis tegelikult on jah see, et ma lähen väikse sammu kaupa, et ma ka tegin kõigepealt selle stuudio, endale kodu selle väikese toa, siis ma alles läksin edasi ja avasin stuudio, et ma alustasin nagu väiksemast ja iga nagu sammuga, mingi hetk siis tegin paberit ja kui ma nagu mõtlen, et ma alati mingit sammu, kui ma ei saa isegi teha, siis ma juba näiteks võtan selle päeva, et ma leian siin mingi õhtul kas või hetke, et ma kujutan ette, et mul on see asi juba olemas. Et nagu see kujutlusvõimega, et nagu vaimselt ennast ka selleks valmis panna, sest et tihtipeale isegi kui me midagi saamutame ja ma vaimselt selleks valmis ei ole, siis tihti see võib ka nagu ju ära laguneda kokku. Et no siit tegelikult ka just see, et julgus öelda välja seda oma unistust või panna see paberile, see mingi siht, eks, et võib-olla see sõna unistus on mõnikord selline, mis ehmatab inimesed ära. Me oma väljakutsetel vaata hästi palju just tegeleme unistustega, eriti lastega, kui ma lastele seda õpetan ja siis on nii huvitav näha, et kuidas nad sõnale unistus reageerivad ja et mul ei ole unistusi ja samas seesama sihi seadmine, et tegelikkuses esiteks see, et selle välja ütlesid ja hakkas inimesi, tuligi see inimene su juurde ja jätnud rahule, eks ju sind ja samas, mis on veel nagu huvitav, minul endal näiteks nende sama webinaride asjadega, et mul ka on failides olnud juba mitu aastat kirjas, see tegelikult juba enne koroona aega oli tegelikult juba kirjas, et mingeid selliseid asju tegema hakata ja siis kogu aeg kuskil nagu mõtled ja juba mingid plaanid, aga siis ongi see, et leiad selle kellegi, kes nagu aitab kaasa. Et mõnes mõttes ka see, et ikkagi üksinda ei pea alati minema, et alati on ikka mingi võrgustik meil kõrval, ükskõik mis viisil, sest tegelikult ju sul lisaks sellele, et su elukaaslane aitab lapsega, siis ju tegelikult ta väga palju kindlasti ka selle stuudioga sinu partneriga koos olete seda teinud nagu peredega lausa, eks ju. Te isegi juba ju jõudsite minu arust ühest stuudiost juba teise liikuda nagu veel paremasse. Ja me juba liikusimegi väiksemast stuudiost, liikusime tõesti siis suuremasse stuudiosse, kus meil on nüüd nagu rohkem ruumi ja seal ka me nüüd just alles hiljuti lõpetasime renoveerimise, et nädalavahetusel pidid siis elukaaslased ka tulema, värvisime seinad ära ja panime peeglid seina, et terve peredega ja teeme siis seda asja seal. Aga mis ma tahtsin veel jagada, oli siis see negatiivne pool. Et tegelikult mul tõesti ei ole väga palju olnud negatiivset, et mul alles üks hiljaaegu oli üks kohatu kommentaar seal sotsiaalmeedias, aga ma väga palju ei ole saanud sellist imelikult vaatamist või sellist negatiivset tagasisidet.
et kuigi ma ju olen ka ema, õpetaja ja mis kõik on ju. Kõige, ma arvan, et niisugune ärevam oli, et kui meist tehti artikkel ja siis ma nii-öelda piilusin natuke neid kommentaare, mis seal all olid, et siis seal mõnel olid niisugused, aga kuna ma üldiselt ei lase ennast sellisel asjal häirida, et kui tõesti ma ütlen, et kui minu vanaisa, kes on 80 ja kui tema sellele halvasti ei vaata, siis ma arvan, et muu ei loe. Ja just, et tegelikult tihti on ikkagi kõik need, kes halvasti ütlevad, on endaga kimpus ja on kas siis kadedad. Nii et igaühel on see oma tee ikkagi minna ja kui see on selline, kuidas sina saad ennast väljendada, vormis hoida ja tegelikult teistele seda sama pakkuda, siis mis saaks olla nagu ju parem. Sest tegelikult see postitants mõnes mõttes ei tulnud ka päris lambisse nii-öelda tantsuellu, sest et tantsinud oled sa ju väga-väga palju ja ka praegu, kui nüüd hakkame vaikselt jõudma sinna, mis sa veel kõik teed, eks ju, et siis tantsimine on ka ju üks asi, et ma vahel, kui ma siin sotsiaalmeedias vaatan ja nädalavahetusteti käite kuskil esinete, siis ma juba mõtlen, et issand, kuidas ta jõuab, et ma ei jaksaks minna nädalavahetusel enam kuskile umbes, eriti veel, kui lapse kõrvalt teed veel oled assistent, oled postitantsuõpetaja, ise teed endale trenni. Et kui palju see showtants siis su elus on? No ütleme niimoodi, et showtants on mu elus praegu täpselt nii palju, kui ma jõuan. Et kuna praegu meil alles käib uue programmi õppimine, siis praegu me esineme vanade programmidega või see ei ole vana, see on siis eelmine programm. Et siis neid kavasid ma oskan ja siis nende kavadega ma praegu saan esinemas käia. Ja nädalavahetused üldiselt on esinemised ja detsembris ma arvan, et mul on praegu kõik nädalavahetused kinni. Ehk siis vähemalt üks päev nädalavahetusest on esinemine. Aga trenne on meil tegelikult 2 korda nädalas, aga sinna ma tõesti jõuan nii nagu vajan. Tihtipeale ma kas hilinen või mis iganes, sest et kas ma tulen oma trennist või ma pean lapse enne magama panema. Et siis ma tõesti käin nii, nagu ma jõuan ja ma nagu ei süüdista ennast, et ma ei jõua. Et me oleme treeneriga ka nagu läbi rääkinud, et ma olen ka öelnud, et minu eesmärk on praegu minu enda unistused ja oma enda tegemine. Et kui ma jõuan, et mõnikord ma õpingi kodus näiteks kavasid, et mul kas laps magab või ta lihtsalt mängib ja siis mina ise seal samal ajal õpin mingit tantsu. Ja siis, et nii palju, kui ma jaksan, siis ma teen seda ka ikkagi. Ja et ilmselt ju kui laps suuremas kasvab, siis jõuan ka sinna võib-olla trenni rohkem, et nagu päris ära ma jätta ei taha, et ma tunnen, et see on nagu ka ikkagi midagi, mis peab olema oma elus, sest et mulle see esinemised ja kõik selline asi, see on hästi nagu äge tunne, kui sa saad inimestele midagi pakkuda ja isegi kui sul on võib-olla olnud niisugune ei ole nii hea päev olnud, siis lähed sinna ja sa pead seal laval särama, et sa pead naeratama ja siis pärast seda läheb kõik meelest ära. Et nagu et see mingi esinemine ja selline laval olek on nagu kuidagi minu elus olnud ja ma tunnen, et see peab ka nagu jääma. Ja siia juurde ongi hea tuua see õpetajatöö täpselt samamoodi, et õpetajana ka ma tegelikult olen nagu kogu aeg laval, et tegelikult mind kogu aeg vaadatakse ja õpetajal võib olla ka tegelikult siis on ju oma hobid aga tegelikult ma tean, et lapsed vaatavad ka seda, mida ma teen oma vabal ajal, et tegelikult ma olen laval kogu aeg. Et ma ei ole laval ainult siis, kui ma olen seal klassi ees, ma olen laval kogu aeg ja sellepärast ma olen nagu ka üritanud hästi nagu seda asja nagu laveerida, et ma ei tee ise seda asja nagu ei hakka maha tegema, et nagu varjan seda, et siis nagu lapsed hakkavad arvama, et see on mingi paha asi, et miks sa varjad seda, et miks sa ei räägi sellest, et ju siis kas see on nagu sobimatu või mis asi see on. Ja mina nagu pigem olengi mõelnud seda, et kui ma olen ise enesekindel ja kogu aeg nagu avatud, siis lapsed nagu saavad ka aru, et õpetaja on nii enesekindel, et kui palju me näeme tänapäeval tegelikult probleeme sellega, et lapsed ei ole enesekindlad, nad tunnevad ennast nagu nii ebakindlatena ja kõik ongi, et sotsiaalmeedias on kõik nii üles haibitud ja mis kõik nagu neid nagu mõjutab, et siis ma nagu olen ka öelnud, et aga olegi sina ise,
ja sellepärast ma olengi ka mina ise, et ma ei hakka teesklema, et see ei ole mu elu või et ma ei tee selliseid asju ja ma jagangi suhteliselt otseselt, sest et ma tõesti, ma ju enda arust ma ei tee mitte midagi nagu nii-öelda halvasti, ma ei tee midagi ebaeetilist. Miks ma siis peaksin seda nii-öelda kartma jagada? Et see, kui keegi teine arvab sellest midagi halvasti, siis see on täpselt tema enda mõttes kinni ja kui ta tahab sellest halvasti arvata, siis ma ei saa mitte midagi teha selle heaks. Et kui ta ise jõuab sinna punkti ja saab aru, et see tõesti ei ole selline asi, nagu mina sellest mõelnud olen, siis muutus toimub, aga ma isegi tõesti, ma ei lasku selliste inimestega diskussioonist, ma tean, et ma ei muuda mitte midagi. Ta peab ise selle arusaamani jõudma ja ma tunnen ka, et kui ma nagu olen kindel, jagan, olen rõõmsameelne, positiivne, siis lapsed saavad sellest palju rohkem kasu ja ma olen õnnelik, kui nad tegelikult mind jälgivad, sest et siis ma tean, et nad nagu saavad mingit positiivset ja niisugust enesekindlat asja. Ja no, tegelikult sind kuulates tekibki see mõte, et õpetajad võiksidki olla julgemad veel aeg-ajalt sotsiaalmeediasse jagama ennast kui inimest lihtsalt, sest et no, seda üha rohkem nüüd tehakse ja on need, kes on kõik need õpetaja ametisaadikud ja siin erinevad, kes on räppiv õpetaja ja nii edasi, et tegelikult mida rohkem ühiskond näeb, lapsed, lapsevanemad, et õpetaja taga on ju tegelikult inimene ja see on üks osa tema tööst, mis ta seal teeb, et seda kergem võib olla ka koolis ju see omavaheline suhtlus. Ja no meie oleme sinuga mõlemad õpetaja lapsed, eks ju, ja mina ikkagi mõtlesin nagu tagasi sinna, et minu jaoks on alati olnud mingi osa õpetajaid ju lihtsalt inimesed, sest mina olen läbi oma ema näinud neid kui tavalisi inimesi ja ma elasin niisuguses majas, kus oli 2 matemaatikaõpetajad, meie naabrid. Ja ma räägin lihtsalt vahel ühe niisuguse toreda loo, et Enn Nurk, kes siis on teinud mitmeid matemaatikaraamatuid ja tema oli meie allnaaber nii-öelda. Ja mina mäletan, et kogu aeg sai siis onu Ennu, tema oli minu jaoks onu Enn ja kogu aeg tema siis istus ja trükkis ja siis räägiti, et jälle teeb uut raamatut. Aga kui ta väljas käis, ta viskas nalja. Ja siis oli nii huvitav see, et kui talle kass kingiti, siis kassi nimeks pandi Siinus. Nii. Ja minu jaoks, mina olin siis algklassi tüdruk või siuke 5-6 klass, ma ei olnud veel siinuseid, koossinuseid õppinud, on ju, ja siis minu jaoks oli lihtsalt kass Siinus ja onu Enn. Ja siis, kui üks hetk oli see, eks ju, et läksin matemaatikast, siis nii hakkasin õppima neid siinuseid, koossinuseid, siis mul oli nii raske kuidagi tulla välja sellest, et see on lihtsalt minu naabrimehe kassi nimi. Et küll matemaatikat ei jõudnud tema mulle õpetama hakatagi, sest ta suri enne ära ja ma küll ka ei läinud gümnaasiumist sinna kooli, aga lihtsalt sellised lood, eks ju, kuidas me kasvame ja võib olla see, et mingi amet, eriti õpetaja, et seal taga on inimene. Ja inimesel, tal on ka omad hobid, omad huvid, et miks mitte õpetajana leida see mingi asi, olgu see sul jooksmine, postitants, mingi lugemine ja endast seda poolt avada õpilastele, et nad näevad sind nagu teise nurgalt ka. Ja no eriti nagu sinu puhul just see, et sa ei ole kehalise õpetaja, kunstiõpetaja, sellise loovuse õpetaja, vaid geograafia, informaatika ja nüüd järsku siis postitantsu, et veel nagu siukene, eriti nagu. Aga ja, mina mõtlen ka, et minu jaoks ka kõik nagu õpetajad, sest et ikka oli nagu, mu ema nagu suhtles nagu hästi paljude nagu õpetajatega käis läbi ja ikkagi meil käidi külas ja meie käisime külas ja mul oli ka nagu see, et ei olnud nagu, et sa teadsid seda õpetajat, see õpetaja oli nagu, inimene sinu jaoks ikkagi, et koolis jah, sa pidid hoidma ennast nagu natuke tagasi, et nagu teadsid, et ta on õpetaja, aga nagu tihti jah, oli see, et mõnikord võib-olla ma arvan, et õpetajatel oli nagu probleem ka sellega, sest et ega ma ei olnud selline nagu vaikne hiireke koolis ka, et kui mul ikka oli torisemist-tuju, siis ma torisesin seal ja siis ikka mulle mõnikord öeldi, et kas ma kutsun ema või et selles mõttes, et võib-olla ma julgesin rohkem nagu, kes siis oma emotsioone võib-olla mingite asjade pealt välja näidata, mis tegelikult tavaline laps võib-olla muidu ei teeks. Et eks võib-olla nagu natuke oli ka selles mõttes õpetajatel raskem. Aga ja, et selles mõttes õpetaja on ju ikkagi kõigest inimene ja et meil on nagu see muu elu ka.
ja me ei peaks nagu nii-öelda seda siis minu arvates nagu varjama, et see jah, tõesti nagu sa ütled, see nagu seob natuke rohkem. Jaa. Ja noh, kui nüüd jõuda sinna, et kui te veebruaris hakkasite seda Postistuudio mõtet veeretama, siis veebruar oli ju see sama kuu ka, kui minu arust oli kas 2. veebruar või kui me sinuga kokku saime, oli jaanuari lõpp ja rääkisin sulle, mis on nagu minu mõtted, unistused, mis on see, kus ma abi tahaksin. Selgus, et nii-öelda virtuaalne assistent siis ongi just selliste asjade jaoks, et aitab koostada erinevaid kirju, neid saata, vaadata sotsiaalmeedias mingeid asju, mis muidugi oligi see, et sinust sai siis see partner, kellega ma sain asjad läbi rääkida ja samas see ongi huvitav ka, et näiteks ka praegu assistendina su koormus ei ole suur, sest et mulle tundub, et me praegu valmistame justkui uut hüpet on ju ette ja peabki nagu selline olema, sest ma ka mingi hetk nägin ära, et sul on väga nagu oma unistus, ka oma tee, et sa oled väga hea toetama ja aitama mind, ja ma saingi mingid süsteemid sisse nagu harjutada ja nüüd on siis jäänud siis sulle sellised ülesanded, sellised standardsed mingid asjad, kus ma endiselt tunnengi, et kui sina seda ei teeks, siis oleks palju raskem mul leiutada jälle uusi asju välja. Ja siis et nagu ongi see, et teeme niisuguse hüppe, nüüd meil on natuke rahulik, aga me teame tegelikult, mis on tulemas. Ja ütleme siin teistele ka, et ega tegelikult me midagi ei ole siin magama jäänud ja loodetavasti saame oma tiimis tervitada üks hetk veel inimesi juures ju. Aga räägi, kuidas see assistendi töö, kas sa teed hetkel seda ainult minule, et sa nägidki, et tegelikult see ei ole päris, mida sa nii palju tahad teha või kuidas sul selle assistendi tööga on? Tegelikult ju kõik jälle sai sellest alguse, et ma jälle jäin lapseootel ja jälle ikka endiselt sellest ühest aastast olin lapseootel. Et see oli detsember ja tegelikult siis jälle jõudsin sinna läbi siis selle Minapildi koolituse, sellepärast et üks naine, kes minuga koos seal oli, tema on virtuaalne assistent ja ma jälgisin teda sotsiaalmeedias ja siis ta pani sinna mingid küsimused, et kas sa tahad töötada mingi kellaaja vabalt, kas sa tahad töötada asukoha vabalt, kas sulle sobib see, kas sulle meeldib see ja ma vastasin kõigele ja siis ma kirjutasin talle, et issand, ma vastasin kõigele ja, et kas ma peaksin su koolitusele tulema. Ja siis ta ütles, et jaa, miks mitte, tule proovi vaata. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult jumala hea mõte, et mulle tegelikult meeldib see arvutis nokitsemine, et mul nagu tõsiselt meeldib, sest ega ma ei läinud informaatikat ka ju niisama õppima, et mulle ei meeldi arvutis, et mul on kogu aeg siuke asi meeldinud, et siukest nokitseda vaikselt ja teha tööd. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma jään nagunii ju koju, et äkki ikkagi nagu võiks midagi teha, et äkki kui ma jään ainult nagu selle lapsega üksinda, et äkki ma nagu jään nii nagu kinni sellesse, et ma olengi siuke, et vaja on igalt poolt kogu aeg midagi teha, see on lihtsalt minu loomuses juba, et ma ei ole harjunud nagu niimoodi koha peal istuma. Et tegelikult me praegu ka, ma käin iga päev peaaegu lapsega, meil on üks päev üks trenn, teine päev teine trenn, siis me käime seal ja siis meil on juba kolmas asi vaja teha. Et me kogu aeg oleme niisugused, et sealt liikuvad ja talle ka see sobib, et ma mõtlesingi, et ma ei tea, mis sellest saab, et kui ma veebruar, märts, aprill, kõik lihtsalt kodus istun üksinda, mis minust saab? Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma läbin selle koolituse ja ma sain sealt hästi palju nagu nippe ja tegelikult julgustust, et reklaami teha, et see oli tegelikult üks osa ülesandest, et pane reklaam üles, et pakud seda teenust. Ja siis sina kohe nägid seda ja kohe kirjutasid ja mina reaalselt ma nägin, et sa olid mul kirjutanud ja siis ma olin niimoodi seal kodus. Mõtlesin, issand, kas ma julgen selle lahti klikkida ka? Ma olin täiesti lahti seisundis. Ma arvasin, et mitte keegi esiteks ei reageeri sellel, ma lihtsalt viskan selle sinna õhku. Ja siis ma vist mingi 2 tundi, ma arvan, ikkagi kogusin ennast. Ma mõtlesin, et mis ta mulle seda kirjutas. Ja siis see nagu, ma mõtlesin, et mul on probleem oli sellega mingi, et ma tegelesin sellega, et kui mingi inimene, kes on minu jaoks nagu selline, kellele ma alt üles vaatan, kui mulle kirjutas, ma ei julge neid kirju avada, sest ma kartsin, et mis see sisu on tegelikult. Et isegi kui see oli hea või halb, ma ei julgenud, sest et ma mõtlesin, et appi, et ma pean siis midagi vastama. Aga siis ma võtsin selle lahti ja siis olidki, et väga äge, et ma otsin vaata, et nagu, aga siis ka sa kirjutasidki, et kohe nagu mitte vaata, sest ma ütlesin ka, et ma olen ise vaata veel täiskohaga olin siis tööl, et ma kirjutasingi, et ma veebruarist jään koju
Ja siis me mõtlesimegi, et alustame siis. Ja kui me sinuga alustasime, siis tegelikult oli nagu hea, mul nagu rohkem kuskilt midagi ei tulnud, sellepärast, et esiteks see harjumine, et mis see töö üldse endast kujutab. Ja siis ma sain aru, et tegelikult sul on päris palju niisugust nagu unistusi ja asju, et ma leidsin nagu, et mul on päris palju võimalust sind nagu aidata ja toetada. Et siis ma isegi nagu ei otsinud juurde, ja siiamaani ma pole otsinud juurde, sest ma tunnen, et mul on seda nagu piisavalt. Et ma nagu tunnengi, et tõesti, nagu sa ütled, me oleme pigem partnerid, et ei ole nagu see, et ma tunnen, et see töö ei ole mul nagu see, et ma teen nüüd ära, et nagu, saatsin kirja ära, vaid nagu meil on ka see nagu suhtlemise pool, et sihuke nagu, et sa küsid nõu, et kas ma võiksin nii teha või siis jagamine see, et nagu, et ma tahan nüüd seda teha, toda teha ja siis ma annan mingeid mõtteid juurde, vaata, et sihuke nagu natukene mingi mentorluse teema või sihuke nagu push imine on nagu ka, et see ei ole nagu päris see, et sa lihtsalt ütled mulle, et noh, et tees nüüd see ära, et nagu, et meil on nagu ka nagu natuke see suhe võib-olla nagu teistsugune, et see ei ole päris selline, et kuskil lihtsalt saadan neid kirju. Aga mulle nagu sobib ka see variant, et ma aitangi nagu sind täiesti lihtsalt asjadega, sest tegelikult see võtab sinult nii palju sellist mõttetut tööd ära. mõttetut tööd. Et sa saad keskenduda pigem ikkagi sellele, milles sina nagu hea oled, milles sina osav oled. Nagu sa ütlesid, et sa tahad kirjutada, et sul jääb nagu rohkem aega enda neid asju kirjutada, et sa ei pea nagu iga päev mõtlema, et mitu kirja nüüd mul on vaja saata, kellele mul on vaja saata, et sellised nagu lihtsamad asjad ma saan sinu eest ära teha. Ja ma mäletan, kui me veebruaris hakkasime koostööd tegema, siis me ju kohe vaata suure hooga lõimegi selle laste väljakutse ja õpetajad, kas ikka õpetajad oli ka siis õhtuti? Ei olnud. Ei olnud, ja. Et siis hakkasid õpetajad kirjutama, et me tahaksime ka. Õige, ja me tegime ainult lastele ja me tegime alates 4. klassist. Ja siis hakkas tulema kirju, et Kati, et mul esimese või teise klassi õde või vend pressis teisele ligi, et mis te siin põnevat teete. Ja siis õpetajad hakkasid küsima, et kas nad võivad ka tulla kuulama. Ja siis see läks nagu meil suure hooga, aga läkski tänu sellele, et me saime siis need ülesanded nagu ära jaotada. Ja see oli siis aprill, kui sina olid siis Vanessa sünnitanud. Ja meil oli siis jälle see väljakutse plaanis ja suuremas mahus. Ja siis ma mäletan, et siis ma tegin seda kõike üksi, aga see oli selle võrra kergem, et me olime sinuga süsteemi välja töötanud, aga ikkagi ma mäletan veel, et ütlesin oma mehele, et issand jumal, et ma ei taha enam seda küll üksinda teha, et see on see, kus ma nägin ära kohe selle väärtuse, et mis väärtus on sellel, kui keegi teeb midagi veel, et sul on nagu vähem asju, mille peale mõelda. Just ma arvan ka see, et me ei jõua korraga nii paljudele asjadele mõelda ja siis kuna mulle meeldib hästi nagu selle sisuga tegeleda, et kogu aeg nagu vaadata äkki edasi arendada ja siis meil need meistriklassid arenesid edasi ja kõik sellised asjad, et see on olnud nagu väga viljakas selline, et Ja tegelikult ka siis see suvine, see väljakutse, ebatäiusliku joone maaga väljakutse, et kuidas see ju tegelikult samamoodi, et ma ütlesin sulle, et võiks midagi sihukest teha ja siis hakkasimegi tegema ja tegelikult nagu oli nii äge. See tagasiside oli nii positiivne, nii äge. Ja meile tuli sinna üle 100 osaleja ja praegu see siis kestab ka meil, et praegu on küll vähem osalejaid, aga eks aeg on hoopis teine ja me saamegi sellest õppida ka, et mis aegadel selliseid asju teha, sest et me ju siin kompame ja katsetame, aga on näha, et sellised asjad on olulised, aga tõesti jah, siit selline julgustus veel kõrvale, et kui meid kuulab siis keegi, kes ka ajab mingit oma asja ja on kogu aeg mõelnud, et ma ei saa ju kedagi appi võtta, sest ma ei tea, mis ma talle annaksin, sest need olid minu mõtted, et ka see, et ma kirjutasin sulle kohe ära detsembris, on ju. Ja tegelikult ma hakkasin siis ise põdema, nagu mõtlesin, okei, jälle Kati, sa tegid emotsiooni ajal, on ju, aga mis sul tegelikult, mis sul on Avelile nagu üldsegi, mis ülesanded on anda või vaata, nagu hakkasin mõtlema, aga tegelikult see oligi see, et kui sina tulid mängu, ülesanded tekkisid sellega, et uued asjad said tulla mängu, uued uksed said avaneda. Et nüüd on isegi kohati hirmutav mõelda, et kui veel kellegi juurde võtaks.
mis uks veel võiks avaneda juurde. Aga no, selline... ma arvan, et me selle ühe inimese ikkagi peame juurde võtma. ja no me võime ka välja öelda selle, et meil on see sotsiaalmeedia pool selline, mida me oleme kogu aeg arutlenud, on ju, ja et sul on endal ka see, et keegi aitab sinule teha sinu sotsiaalmeediat postitantsu asjades, et siis meil ka tegelikult oleks vaja ühte sellist head partnerid, et kes tahaks aidata selle sotsiaalmeedia poole väljamõtlemisega, et mul ei ole küll see eesmärk, et olla tohutult nähtav, sest et ma ei tee võib-olla päris nagu sellisel poolel, kus see on nagu nii oluline kogu aeg, aga ikkagi natuke võiks seda rohkem olla, nagu teadlikumalt. Teadlikumalt, just. Ja. Nii et kes kuulab ja tunneb, et ta tahaks meie punti tulla ja aidata sotsiaalmeediaga kaasa, siis kirjuta minule või Avelile, kumba sa just rohkem tunned või kui kumbagi ei tunne, siis kirjuta mulle. Ja. Aga ma tegelikult veel tahtsin, me hakkame jõudma oma jutuga ka lõpuni. Ma vaatan vahepeal, et meil on siin kuulajaid, aga ei ole tulnud küsimusi. Nii et ma arvan, et nii põnev on kuulata, et loodetavasti teevad kõik enda jaoks märkmeid, sest siit on tulnud sellest Aveli loost ja ka meie koostööloost mitmeid selliseid toredaid pärleid välja, mis ongi vestluste peamine mõte. Ja nüüd ma küsiks siis veel selle rolli siia juurde, et kõige selle juures siis sa hakkasid neid asju suuremalt tegema, postitantsustuudio, avasid ennem, kui said emaks, siis minu assistendiks, minu abiliseks tulid ennem, kui said emaks ja siis järsku said emaks, eks ju. Tuli see väike Vanessa, ütles, tere, nüüd olen mina siin, kõige tähtsam, eks ju. Et kuidas on sul endal siis, sa oled natuke rääkinud, aga et sinu enda nagu emaks olemine selle kõrval siis, see roll, et kas sa tunned, et sind on toetanud kõik see, mis sa teed? Või on vahepeal ka tunne, et peaks pidurit tõmbama? Tead, ma ütleksin praegu selle niimoodi, et kui ma selle nii-öelda lapse sain, siis mul on niisugune tunne, et ma sain nagu nii powerit veel juurde. Ja ma üldse ei salgu maha, et mingit väsimust vahepeal on, et ma tõesti vahepeal on nii, et nagu kui te tõesti öösel halvasti magab, siis ma olen ka ikkagi nagu väsinud ja siis ma lugesin selle virtuaalse assistendi, kes minul õpetas seda, sest tema andis oma käsiraamatu välja või veel annab, ma ei tea täpselt, ja et ta veel ei ole veel müügis, aga ma olin proovilugeja. Ja siis üldse nagu, kui ma seal koolitusel olin, siis ka rõhutati nagu sellele, et kuidas sa tahad nagu kohtumistel olla ja vaata nagu natukene, et kas see visuaalne pool vaata. Ja siis ma mõtlesin, et issand, et ma olen küll olnud sinuga seal niimoodi mingi vestlemas seal kuidagi täitsa mingi enam-vähem otsevoodist tulnud. Ja siis ma mõtlesin, et aga tegelikult mul praegu see ei ole minu jaoks üldse oluline, et minu jaoks on oluline see, et ma olen mõttega praegu kohal ja ja kui ma olengi väsinud sellest lapsega tegelemisest või nagu mitte tegelemisest, vaid see, et öös on halvasti maganud ja et ma olen lihtsalt ise väsinud, et siis see on nagu viimane asi, millele ma praegu mõtlen, et oluline on see, et ma teeksin oma tööd pigem hästi, et nagu mitte see pool, et vahepeal tõesti on niisugune, et ei jaksa, ei jõua ja siis üks hetk oli see, et mul hakkasid trennid nagu ära jääma. Inimesi nagu oli, siis kuidagi langesid ära ja trennid jäid lihtsalt ära. Ja ma olin täiesti niimoodi nagu kuidagi kodus, et hea, et ära jäi, ma ei viitsinudki näiteks minna või niisugune tunne tuli peale. Ja siis üks hetk tuli see trenn ja siis hakkasid uuesti tulema ja ma ütlesin elukaaslase ka, et elu hea, et mul too hetk trenn ei olnud, et ma kuidagi tundsin, et ma olen nii läbi omadega, et ma olen nagu nii kuidagi tühjaks pigistatud. Ja siis oli üks trenn ära ja ma sain energiat ja siis ma ütlesin talle, et kuule, sellepärast mul hoopis ei olnud energiat, et mul neid trenne ei olnud. Sest et see kõik, et mis ma nagu väljaspool teen, kuidagi nagu ka toidab mind, et ma ei ole nagu nii ära kapseldunud, et sa saad seda nagu energiat nagu mujalt nagu ka, et kui sa istud siin ainult kodus ja sa ei suhtle kellegagi, et siis nagu ei olegi midagi, sa tunnedki, et ongi nii mõttetu, et nagu oledki siin kodus nagu oled oma nunnu lapsekesega, aga samas sa nagu vajad ikkagi seda väljas käimist ja nagu midagi muud tegemist, sest et nii kui ma lähen trenni, mul peast kohe nagu kaob see mõte ära, ma lülitan korraks ennast sellest ema nagu rollist välja, muretsemisest välja. Et ma saangi näiteks paar tundi täitsa rahulikult olla, ma ei pea muretsema ja mõtlema, et kas nüüd peab magama minema, kas nüüd peab süüa andma, kas nüüd
mis nüüd on nagu vaja, et ma ei pea nagu kogu aeg selle lapse jaoks nagu olemas olema. Et see enda jaoks see hetke leidmine on hästi oluline. Ja tegelikult sa teed sellega ju esiteks suure teene oma elukaaslasele, kes saab rohkem võimalust olla tütrega koos ja kõige suurema teene veel teed tegelikult oma tütrele sellega, et sina ei tee temast oma elu keskpunkti, vaid sinul on ikkagi endiselt, nagu ka õpetajana peab olema, on inimesena sul oma hobid, oma elu nagu kõrval ja samas tema saab ühenduse oma isaga ka palju rohkem, sest mina ise olen 2 poja ema ja tean küll, et kui palju võib olla sinna libedale teele minekut, et ma saan ise kõigega umbes hakkama ja ise lapsega ja kõik teed ja siis lõpuks ju võibki juhtuda, et see teine pool jääb ju kõrvale ja pärast siis, kuidas sa seda ühendust siis nagu taastad, eks ju. Ja tegelikult ma tahtsin siia seda öelda, et ma mingi hetk, ma tegingi sotsiaalmeedias ka mingi postituse, kus ma siis nagu ütlesingi, et ma olen ema, ma olen õpetaja, ma olen postitantsija ja siis ma nagu küsisin oma jälgijate käest, et mis teie nagu arvate, et kas see on nagu okei ja et õpetajal on näiteks selline hobi või mis teie arvate, et kui teie lapsel oleks selline õpetaja, kes sellega tegeleb, siis sealt tuli välja, et enamus ütlesid, et neil on tegelikult täiesti ükskõik, mida õpetaja tegelikult väljaspool teeb ja nende jaoks on oluline, et õpetaja oleks rõõmus ja positiivne ja õnnelik. Ehk siis, et nad tahavad, et nende õpetaja oleks õnnelik, et nende tass oleks täis. Ükskõik siis, mis see on, mis tema tassi täidab. Oluline on see, et ta oleks koolis lastega rõõmus positiivne, mitte seal kuskil põrnitseb ja nagu tekitab ebameeldivustunnet kõigile ja laps ei taha kooli minna. Ja väga paljud olid öelnud ka veel, et mega äge, kui õpetaja teeks sellist asja, et nagu ja seda vastust, et ei, et selline asi on küll sobimatu, nagu mitte keegi minu jälgijatest vähemalt ei vastanud, et tõesti ma võin öelda, et muidugi, et minu võib-olla jälgijad on kallutatud, et nad on juba näinud, et mina teen seda ja nagu nad on harjunud sellega, aga sihukest tagasisidet tõesti nagu ei tulnud, et ikkagi tahetakse, et oleks rõõmus, positiivne ja õnnelik see õpetaja. Et siis on neil ka nagu, tal on anda lastele midagi, et muidu nagu on nagu kurb. Ja kõige selle juures, mis ütlesid, et ongi, et ma olen ema ja kõik muu, siis ma iseenesest võin nagu korraks, ma ei tea, kas ma saan jagada, kas sa oled mulle andnud selle jagamise võimaluse, et mida mina ja meie pere siis kasutab, on see, et nüüd peaksid saama, ma panen su speaker view'sse ka. Et meie kasutame siis Google'i kalendrit. Et kuhu ma tõesti reaalselt me paneme nagu mõlemad kirja. Vahepeal olid mul siin ka trennid ajad, aga kuna mul on need nagu kirjas või kindlad, siis mul elukaaslane juba teab enam-vähem, millal mul trennid on. Et kõik asjad, mis meil nagu on tulemas või asjad, me paneme siia kirja ja mõnikord mõni päev ongi nii, et see kell siin, see kell siin, see kell siin. Ja mida mina veel olen leidnud hästi kasulikuga, et mul siia Kati kõik ülesanded oleme endale seda task'ide alla pannud ja siin on mul siin juba jaanuarini on ju välja neid ülesandeid. Et mulle tuleb iga päev siis näiteks kell 8 tuleb mulle meeldetuletus, et mul on see asi vaja ära teha ja siis kui ma ära teen, siis ma saan selle linnukese teha, et nüüd on see tehtud ja siis see teade mul läheb nii-öelda eest ära, et enne ma sul siit telefonist eest ära ei lähe, et iga kord, kui ma seal midagi näen, et siis ma näen, et mul on veel see saatmata, et ma pean selle ära tegema. Et see on hullult hea nagu võimalus ja tõesti meil on nagu jagatud kalender mul elukaaslasega, et kui tema kuhugi läheb või tal on mingi asi tuleb, et siis tema paneb kirja isegi juuksurid ja mingid siuksed asjad me paneme sinna, sest et siis on ikka kas või üks tuletab teisele meelde, et kuule, et sul oli see asi. Aga samas me suudame ikka ennast üle ka puukida, nii et mõnikord on nii, et ma pidin sinna minema, aga ma pean sinna minema, kus siis laps jääb? Jah, et varsti tekib veel lapse kalender siis ka, eks ju, et meie ka seda kasutame ja tõesti see aitab võtab nii palju stressi maha ja meil on veel eraldi see ka, et on auto kasutamine pandud, et kui on kuskile minek, siis ongi see, et kas on autot vaja või ei ole, sest mõnikord on ka minul see, et ma näen, et ma saaks bussiga näiteks minna, et kuna veel laste trennid asjad, nii et selles mõttes ja kui me räägime, et meil on siis visuaalse lihtsustamise kogukond, teadlik ritseldamine, et me täna ei olnudki eesmärk sellest tegelikult rääkida, sest see on see, mis on meid ühendanud ja mida ma näen, et sina oma märkmetes ju kasutad, aga kas seesama
kalendri teema on ju, et tihti arvatakse, et noh, et visuaalne, see nüüd ongi siis see visuaalne lihtsustamine, nüüd ainult joonistame, aga ka see, et hakata mõtlema, et me saame ka ju muud moodi visuaalselt näha seda kõike, mis meie ümber on, et see kalender on ju ideaalne sellest, et kuidas me täpselt nagu näeme siis ära, kus keegi asetseb, kuhu minema peab, on ju. Ja see on tõesti nagu ülihea meie nagu puhul see muutis nagu nii palju, sest et muidu oli tõesti, et ma võisin öelda küll, et mul on kell 7 trenn, aga ega nagu sellest ju meeles ei ole, et ja nagu mul elukaaslane on nii ära harjunud, et ta tõesti nagu vaatabki sealt järgi ja siis ütlebki, et mul tuli sinna see mingi võrkpallimäng on ju, et aga sul on seal see, et kas me saame hakkama või me ei saa hakkama, et nagu, et kas ta saab minna ja siis et selles mõttes, et ta on nagu ka juba täiesti nagu harjunud sinna vaatama ja mul on nagu ka meeldib, et ma saan kõik sinna asjad need üles panna, et ma näen ikkagi, et mis mul nagu tuleb ja mis ei tule, et muidu oleks ilmselt täielik nagu mitte midagi ei saaks aru, mida on vaja teha, kuna on vaja teha, kellega on vaja teha, et eks on olnud ka neid apse, ma mäletan, et üks kord sa kirjutasid mulle, et Aveli, meil oli täna see vestlus siis ma olin nii, issand jumal, et ma täiesti olin unustanud. Ja siis ma mõtlesin ka, et ei, et sa veel ütlesid, et ma sain ilusti hakkama, et ei olnud midagi, et meil on nagu ongi, et vaata süsteem on selge, et siis pole nagu alati nii hullu, et mõnikord sa oledki öelnud, et sa ei pea tulema, et pole vaata vaja. Et aga jah, mul oli nagu, ma tundsin ennast tookord nii halvasti, ma mäletan, et issand, et kuidas ma nagu jälle nagu kuidagi unustasin või nagu, et omast arust nagu sul on veel võib-olla terve päev meeles ja siis ei ole, et sellepärast ma mingi hetk nagu, mul on küll paberil ka märkmik, aga ikkagi see, et kui ma siia üles märgin, siis see on ikkagi rohkem silma all ja nagu, et sinna on see meeldetuletusvõimalus ka, et ma ju ei käi iga päeva otsa ringi selle märkmikuga, et oota, mis kell mul midagi nüüd oli, et selles mõttes see on tõesti elupäästja. Nii, aga tegelikult kui võtta kokku, et sellest, et kuidas siis peab olema julgus seada unistada, aga seada ka sihte, öelda võib-olla konkreetselt välja, millal ma midagi tahan, et see mõlema pool meil kehtis see, et mina leidsin sinu, sina leidsid omale, leidsid ka minu, aga postitantsu mõttes selle oma unistuse stuudio mõttes, see oma tee, mis sul tegelikult on kõrval veel käia, ongi siis see, et sa leidsid selle inimese, leidsid need ruumid, aga see näitabki, et sa sead sihi, aga ikkagi ka see tegutsemine. Et see, et sa oleks võinud ju siis ka vabandada välja kõik asjad, et ai, ma jäin rasedaks, ai, ma saan lapse, et ma ei pea tegema. Ja, ma ütleksin siia juurde selle, et kui mul ei olnud seda last, siis teate, kui palju ma arvan, ma mõttetult aega raiskasin. Ma praegu reaalselt mõtlen selle peale, et kui ma oleks neid paljusid asju teinud siis, ma ei tea, kus ma siis juba praegu oleks, ma tunnen, kuidas ma olen oma aega raisanud kohati, et nagu, ma ju mõtlesin selle peale just üks päev, et kui palju ma lihtsalt mingid mõttetute asjade peale aega raiskasin, sest praegu ma suudan küll, ma jõuan sinna, ma jõuan sinna, ma jõuan sinna, ma jõuan sinna, aga siis oli kuidagi nii, ei jõua. Muidugi, eks see on see ka, et me saame alati teatud asjade jaoks nagu küpsemaks ja võib alati mõelda, eks ju, järgi ja tihti ongi see, näiteks siin oli just, ma lugesin seda, kuidas siis meil on see ideede kombineerimisvõime ja ideedel on see inkubatsiooni aeg, eks ju, et kas siis oli see, et Einstein või kes see käis mingisugune 20 või 30 aastat ringi teatud teadmistega, aga see, et ta lõpuks nagu kokku sai, et see võttis nagu niivõrd kaua aega ja samamoodi on, eks ju, nende tegemistega, aga muidugi öeldakse, et kes teeb, see jõuab, on ju. Aga jah, et ka lõpuks kokku, et kui sa tegutsed, siis peab olema julgus siis ka võtta appi endale siis, ühelt poolt, et mina võtsin sind endale appi, sinule tuli appi, sul on elukaaslane on toeks, see kalender on abiks, et ka sellised asjad, et ei saa nii, et klapid ees lihtsalt rühid seda oma teed üksinda ja arvad, et sa saad kõigega ise hakkama ja siis veel on pärast mingid pinged, ma ju ütlesin sulle ja mul ei jäänud meelde ja et tegelikult meil on nii palju neid abi asju nagu ümberringi. Sest et tegelikult ma tahtsin stuudiot ka ju üksi teha ja ma olen nii õnnelik, et ma seda ei teinud üksinda, et minu ellu reaalselt tuli ja me jagasime seda koormat ja siiamaani jagame seda koormat, sest et siis ma ei oleks jõudnud elu sees
mingit rentigi ära maksta, sest ma ei saa pooltel aegadel trenni teha, sest et mul on ju laps, et nagu ma pean ka selle peale mõtlema, aga nüüd me nagu saame nagu jagada ja samamoodi, et nagu sina saad jagada oma koormat mulle, et sul oleks natuke lihtsam, et tegelikult nagu, et tasub jagada ja see nagu ainult mina, minu see siht, et üksi jõuad, aga koos jõuad kaugemale. Jah, just, et üksi võid kiiremini minna, aga see ei või olla väga kaugel lõpuks, eks ju. Ma arvan, et sellega on väga hea lõpetada, et inimesed said vaadata siis, et kes oled sina siin kõigi nende asjade selline taustajõud ja et kuidas meil siis omavahel see sünergia on, kust on meil see kokkupuudepunkt tulnud, see meie lugu ja lisaks innustust sellest siis, et kuidas tegelikult õpetajana võib omada ka ekstreemset nii-öelda hobi ja seda julgelt jagada, olla sina ise ja samas ka kuidas siis väikse lapse kõrvalt jõuab tegelikult teha, kui sul on oma suured unistused ja kired. Aitäh, Aveli, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Et meie sinuga näeme siis juba järgmine nädal, aga teistele ütleme siis aitäh kuulamast. Kui kellelgi on mõtteid, siis postitage video alla. Juba Kristine juba ütles meile, et väga mõnus kuulamine, kaks inspireerivat naist. Aitäh, Kristine, sest et Kristine on ka meie ühine tuttav noorsootöö ajast olnud, siis tegelikult ju nemad olid ju otsanoored üldse. Ja, meil käis omavahel võistlus, kes on rohkem Katiga koos olnud. Et seda võib veel teha omakorda teinekord teemaks, et meie noorsootöö ajad. Aga ma lasen sind siis sinu perekonna juurde ja lähen ise siis oma toimetusi veel edasi tegema ja tervitame siis kõiki ja toimetame edasi ja lubame, et on tulemas järgmisel aastal kindlasti veel arenguid juurde. Ja mõnusat nädalavahetust. Ja head aega!